Täname sind selle hommiku eest, milline vägev päev see on, mille sa oled kinkinud. Me elame vabas Eestis, meil on vaba maa. Me täname sind selle kõige eest, mida sa oled teinud. Ja Jumal, me täname sind ka selle eesõiguse eest, et meie kogudusena võime olla siin Tallinna kesklinnas, ülistada sind, Jeesus, kes sa oled ülemuste ülemus ja kuningate kuningas ja kellel on kõik vägi ja kõik autoriteet määrata rahvaste saatust. Ja sa oled kinkinud meile vabaduse. Täna me võime tähistada seda taas. Issand, me täname sind, et 101 aastat tagasi olid mehed ja naised, kes võitlesid ja kes sõdisid ja said selle vabaduse, kes palvetasid, kes uskusid, et see on võimalik. Ja täna me võime selle sees elada, seda nautida, seda rõõmu tunda sellest kõigest, issand. Milline imeline aeg see on, Jeesus. Me anname sulle kogu au. Me täname nende eest, kes võitlesid taas iseseisvuse eest. 30 aastat tagasi ligi kaudu. Jumal, me täname selle eest, mida sa olid teinud ja mida sa tegid läbi nende inimeste. Ja Jumal, me palume täna, sellel ajal, kus meie elame, me igaüks teeme oma osa, et see vabadus, mille sa oled kinkinud, võiks jätkuda ja see riik võiks õitseda ja me võiksime olla õnnistatud riik ja õnnistuseks isegi teistele riikidele, Jumal. Me täname sind, et sinu läbi ja sinuga koos on see kõik võimalik ja ka kogudusena, Jumal, me täname sind, et me võime palvetada, nagu juba täna palvetatud meie riigi eest, meie valitsuse eest ja õnnistada neid ja ka valimised, mis on tulemas, Jumal, me palume sinu kätte, et sinu tahe võiks sündida ja see maa võiks õitseda, kanda, Jumal, ühte head jumalikku lõhna ja aroomi väga palju kaugemale ka siit sellest paigast ja me täname sind igaühe eest, kes on täna siin selles koguduses, kes seda sõnumit saab veel kuulma. Jumal, las sinu sõna muuta meie südameid, puudutada meid, toita meid, täita meid, nii et me võime elada seda elu, mida sa oled kutsunud meid igat ühte elama, Jumal, sinu auks ja sinu kiituseks. Amen. Amen. Armas kogudus, võtame istet. Milline eesõigus ja võimalus see on. Sinimust valge päev täna siin Tallinna külje all. Me tulime koos Mairega ja ma ütlesin Mairele ka, et see on huvitav, et me ei saa täna kirikul ligi, vähemalt siin Toompeal, sest et kohe siin samas üle Harjumäe on Eesti Vabariigi siis iseseisvuspäeva paraad ja suured üritused siin Tallinna kesklinnas ja selle tõttu linn on suletud ja see pole sugugi mitte esimene kord, et me ei saa oma kirikule ligi. Aga see ei olegi nii suur probleem. Me elame vabas Eestis ja selle nimel tulla ka mõnisada meetrit jala kirikusse ei ole tegelikult ju probleem, eks ole nii. Välja arvatud need libedad tänavad, mis ka juba sulavad ja kaovad varsti ära. Nii et selles mõttes me võime mõelda selle üle, et Eesti ja meil on siin omad probleemid, aga ausalt öeldes need on väga väiksed probleemid selle kõrval, kui me ei oleks iseseisvad. Nii et meil on väga palju põhjust olla Jumalale tänulikud. Me oleme meie koguduses viimastel nädalatel rääkinud teemal Jumala sõna. Jumala sõna. Ja me oleme kuulnud erinevaid mõtteid eelnevatel pühapäevadel ja ma usun, see on üks oluline teema. Mõelda selle üle, mida Jumala sõna meie jaoks tähendab ja kuidas me saame seda sõna mõista ja seda ka oma elus rakendada. Aga täna hommikul ma tahan keskenduda sellele, et Jumala sõna annab meile elu. Me räägime sellest kohe mõne hetke pärast rohkem, aga ma olen täiesti veendunud selles, et Jumala sõnal on suurem mõju, kui see on ainult personaalne mõju. Ja täna eriti ka, kui me mõtleme Eesti Vabariigile ja tähistame Eesti iseseisvust ja kõike seda, mis on läbi nende aastakümnete toimunud. Jah, me teame, et siin oli 50-aastane auk sees, nii-öelda ka Nõukogude okupatsiooni näol, aga sellegi poolest see kõik ei oleks olnud nii lihtne uuesti taastada, kui ei oleks olnud esimest vabariiki. Nii et selles suhtes igal juhul need asjad on omavahel väga tihedalt seotud. Aga kui me mõtleme Eesti riigile, Eesti rahvusele ja üldse sellele, et me oleme rahvas nii-öelda, siis natukenegi Eesti ajalugu lugedes ja uurides üsna kiiresti me märkame seda, et kõik see rahvuslik sünd ja ärkamine, see kõik algas peale ühest vaimulikust ärkamisest ja see oli vennaste koguduse ärkamine. Eriti 18. sajandil öeldakse, et vennaste koguduse liikumine oli nii võimas ja nii suur, et põhimõtteliselt selle mõju oli nii ulatuslik, et mitte keegi ei saanud seda kuidagi eirata.
ja ka kõik rahvusliku ärkamise, kes 19. sajandil rahvusliku ärkamist juhtisid, erinevad suurkujud, kõik tulevad vennaste koguduse tagapõhjast. See on täiesti hämmastav, et kõik need mehed ja naised, mõned nendest ei uskunud nii palju sellel hetkel ja seal olid erinevad ka lahkhelid, ka vaimulikel teemadel, aga tervikuna see taust oli kõik selline väga tugev usuline vaimulik taust, kust Eesti rahvas on tegelikult kasvanud. Võtame kooliharidus, võtame kas või Eesti rahva kirjaoskus, võtame laulukoorid, Eesti kultuur ja kõik see kokku, see kasvas ühest kristlikust sügavast sellisest keskkonnast. Ja selles suhtes ka, kui me mõtleme täna Eesti iseseisvusele, siis tegelikult see on üks Jumala sõna alus, mille peale meie rahvas on ehitatud. Ja mitte ainult meie rahvas, kaugel sellest, kogu Euroopa ja väga mitmedki teised riigid ja rahvused ka maailmas. Ja keegi ei ole olnud nõrgem selle tõttu, et ta on uskunud Jumalat. Keegi ei ole olnud selle tõttu kuidagi elanud viletsamalt, et ta on uskunud Jumalat. Ma mõtlen viletsamalt just nimelt ka selles plaanis, et kuidagi nagu, et tal ei ole seda jõudu ja tal ei ole nagu jäksu tõusta püsti ja ajada ennast nagu jalgadele. Nagu Eesti rahvas ajas ennast jalgadele 19. sajandil, eks ole, et see tuli sellisest vaimulikust ja sellisest Jumalasse uskuvast keskkonnast. Nii et kui me täna räägime Jumala sõnast ja täna ka Eesti iseseisvuse päeval, siis need kaks asja on tegelikult omavahel väga tihedalt seotud. Ma tahan jutluse aluseks lugeda teksti ja see on Matteuse evangeeliumi 4. peatükist ja 4. salmist. Kes on piibliga tuttavad, siis see on juba tuttav, kes mitte, siis tõenäoliselt need mõtted, mis siit välja tulevad ja kooruvad, tegelikult on ikkagi üldteada ka laiemalt. Aga Jeesus vastas ja ütles, kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Tegelikult Jeesus ütleb siin midagi, mida öeldakse meile juba Vanas Testamendis, täpsemalt 5. Moosese raamatu 8. peatükis ja 3. salmis öeldakse seda sama mõtet. Ja huvitav on, et need mõlemad korrad, kus seda meile piiblis esitatakse, tegelikult üks kord ka Uues Testamendis on veel Luuka evangeeliumis, aga hetkel see ei ole nii oluline, aga see mõte, kus see piiblis meile esitatakse, mõlemad korrad see on kõrbekeskkonnas. 5. Moosese raamat, seal see 8. peatüki algus, tegelikult Jumal ütleb seal Moosesele niimoodi, et sa oled käinud kõrbes selle rahvaga 40 aastat ja sa oled nälginud ja sa oled seal olnud erinevates olukordades ja et sa teaksid, et inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. See kontekst siin Uue Testamendi alguses Matteuse evangeeliumis on täpselt samamoodi kõrbes, kus Jeesuse 40-päevane kõrbe kiusatuse aeg oli just ümber saanud või ümber saamas ja seal saatan tuleb teda kiusama. Ta oli 40 päeva paastunud, ta oli olnud kõrbes üksinda ja nüüd saatan tuleb ja pakub talle ühe variandi. Et kuule, sa saad oma nälja ja oma sellise nagu sisemise tühjuse uuesti täita. Et üks idee, võta need kivid ja tee need leivaks. Ja see ei olnud halb idee. See ei olnud halb mõte. Ühele näljasele inimesele anda selline nii-öelda sõbralik soovitus, et kuule, sul on lahendus, sa oled Jumal, sa oled kõik võimas, sa võid võtta need kivid ja paugu pealt keerata need asja ümber niimoodi, et see kivi muutub leivaks. Seesama Jeesus tutvustab oma jüngritele ennast keset merd ja tutvustab ennast viisil, kus torm ja tuul alluvad talle. See Jeesus, kes kõndis maa peal, oli inimene ja Jumal, kellel oli kõik võimalik. Saatan pakub talle lahenduseks sellele näljale 40-päevasele paastule, et võtta ja lahenda see probleem ära. Aga paistab nii, et Jeesuse jaoks oli olulisem kuulda oma isa sõna kui saatana sõna. Ja paistab, et see oligi see kogu asja tuum. Miks Jeesus seda ei teinud? Ja vahest mõni hea idee, mis meile võib tulla, ei pruugigi olla iseenesest halb idee, aga küsimus on, kust allikas see tuleb. Ja selle tõttu ka meie tänases ühiskonnas väga paljud inimesed oma vaimset tühjust täidavad erinevate vaimsete praktikatega, ükskõik kuidas seda ka nimetatakse, on nad siis sensitiivid, on nad mingisugused muud inimesed, kes pakuvad inimestele mingisuguseid selliseid vaimseid asju justkui, mis peaksid täitma inimese tühjust. Ja võib-olla väljaspoolt vaadates see paistab, et see polegi nii halb. Aga küsimus on, kust allikas see on pärit. See on see, mis määrab selle asja tuuma.
ja kust kohast me ammutame seda, mis meie ellu tuleb ja mida me oma elus rakendame, mida me vastu võtame või ei võta. Iga asi, mis paistab hea, veel ei tähenda, et on hea. Ja Jeesus teeb meile selle väga selgeks. Ka siin selles samas loos. Probleem oli selles, millisest allikast see oli pärit. Aga see ei ole meie tänane teema. Meie teema on Jumala sõna annab elu. Ja nüüd see, millele me keskendume, on siis see, mida Jeesus vastab selle peale. Ja see on huvitav. See on väga huvitav ja lausa põnev. Mis on nende Jeesuse sõnade taga? Ja mida sina ja mina ja meie kõik võime nendest Jeesuse sõnadest täna õppida? Inimene ei ela üksipännis leivast, vaid igast sõnast, mis tuleb Jumala suust. Esimene asi, mida me siit võime õppida, on see, et inimene ei ole ainult füüsiline olend. Leib on inimese toit olnud algusest peale. Esimesest päevast, kui Jumal inimese lõi ja pani ta Eedeni aeda, siis ta ütles talle, sa võid süüa. See on huvitav, et nagu inimesega on kogu aeg kaasas käinud see toidu teema. Ja see toit nagu tuleb igale poole kaasa. Vaatame, kui te täna seda jutlust veel edasi jälgite, siis te märkate seda. See on väga huvitav märgata seda. Ja kui mainitakse leiba piiblis, siis tegelikult ei mõelda ainult leiba. Kuigi leib, täpselt samamoodi nagu meil siin Eestimaal, on üks kesksemaid nii-öelda toiduaineid. Ja öeldaksegi nii, et kui leiba pole, siis nagu pole toitu. Ja kui on leiba, siis nagu on olemas kõik. Isegi meie isa palves on see palve, et meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Aga piibli kontekst, ka kui see kõneleb meile leibast, siis mitmes mõttes me võime mõista seda ka laiemalt, et tegelikult see puudutab kogu toidulauda. See puudutab kõike, mida me vajame selleks, et elada ja elus olla. Ja tegelikult ükskõik, kas sa oled kristlane või sa ei ole kristlane, kas sa usud või sa ei usu ja kui palju sa usud või kui vähe sa usud, ühe asjas me tõenäoliselt oleme kõik ühel meelel. Ja see on nimelt see, et me vajame eluks süüa. Me vajame süüa. Nii lihtne ja võib-olla täitsa nii igapäevane mõte, mis justkui ei üllatagi meid. Aga vahest me ei mõtle selle peale. Inimene ei ela ainult leivast, vaid ta elab igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja selliselt ka, kui Jeesus nüüd meile need sõnad esitab, ta näitab meile tegelikult seda, et inimene ei ole ainult füüsiline olend. Inimene on rohkem kui ainult füüsiline olend. Jah, see on huvitav, et me elame ka siin Eesti Vabariigis täna ja me mõtleme kõige selle peale, et mida me oleme saavutanud ja milline on meie elu ja eriti siin Tallinna linnas just kui paistab, et elu on lill. Mingid probleeme suur ei ole. Jah, on mõned inimesed, kes ei saa eluga võib-olla nii palju hakkama, kellel on võib-olla ka väljakutseid ja probleeme, aga tervikuna, kui sa kogu linnapilti vaatad, siis elu on ju lill. See on nii uskumatu, et elu on nagu nii ilus, nagu ta siis võiks nagu praegult olla. Mis ei tähenda sugugi, et ei ole varjukülgi. Probleeme on, aga tervikuna kõik on olemas. Ja mille alusel me seda ütleme? Me ütleme väga palju seda materiaalsel alusel. Me ütleme sellel alusel, mida me näeme ja kuidas me nagu tajume seda, kuidas elu nagu läheb ja elustandard ja kõik niisugused asjad. Ja selles suhtes ka me elame materiaalses maailmas. Ja kui me räägime sellest ja Jeesus ütleb niimoodi, et inimene ei ela ainult leivast, siis tegelikult ta ütleb meile seda, et ka kõik see materiaalne, sest toit mitmes mõttes leib, see sümboliseerib materiaalset. See sümboliseerib seda, mida me vajame füüsiliselt. Ja me mõõdame seda justkui selle alusel seda edu ka, et kui me nagu materiaalselt oleme edukamad, siis me olemegi edukamad, mis tegelikult alati ei pruugi nii olla. Eks ole, nii et inimene on rohkem kui ainult materiaalne olend ja seda näitab ka elu ja Jeesus ise ütleb niimoodi Matteuse evangeeliumis. Ta ütleb 6. peatükis 31. salmis. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mida me sööme või mida me joome või millega me riietame. Ärge siis hakake muretsema. Sest seda kõike taotlevad paganad, ütleb Jeesus. Teie taevane isa teab ju, et te seda vajate. Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust ja seda kõike antakse teile pealegi. Jeesus ütleb, et elus on rohkem, mida taodelda. Rohkem kui toit või jook või riided või midagi muud, mis kõige selle juurde kuulub, sest need asjad esindavad seda materiaalset maailma.
Ja need asjad täidavad teatud vajadusi, teatud maani. Aga üldiselt on nii. Ja seda me näeme ka täna meie Eestis, ligi 30 aastat iseseisvust jälle uuesti. Me näeme seda, et inimesed, kellel on olemas toit, kellel on olemas jook, kellel on olemas riided, ei ütle, et mul on kõik see olemas, nüüd ma hakkan Jumalat otsima. Tavaliselt, mida me inimestena teeme, on see, et me tahame paremat süüa, me tahame paremat jooki ja me tahame paremaid riideid. Ja kui need paremad on olemas, siis me tahame veel paremaid. Ja kui need on olemas, siis me tegelikult, see on lõputu, mida me võiksime tahta ja soovida ja mõelda, mis meie elu võiks kõik täita. Nii et kui Jeesus ütleb, et inimene ei ela ainult leivast, siis me tegelikult oleme eksiteel, kui me mõtlemegi, et elu ongi ainult see, mida ma saan oma palgakontole ja mida ma saan palga näol ja mida ma saan selle kõige näol, millega ma siis ennast söödan ja joodan ja riietan. Elu on palju rohkem. Inimene on vaimne, me oleme vaimsed olendid ja selles suhtes ka, see on huvitav vaadata, ka Vanas Testamendis tuleb üsna palju esile, aga eriti kui lugeda ka juudi kultuurist ja ajaloost, siis me märkame, et juudi kultuuris ei olnud sellist vastandamist, nagu meil tänapäeva maailmas tihtilugu on. Ja see on tulnud teatud põhjustel ka meie kohati isegi teoloogiasse sisse. Mitte, et me kõik seda usume ja arvame, et see õige on, aga see on osa sellest kõigest, kuidas need erinevad maailmavaated siin omavahel põrkuvad. Täpsemalt öeldes siis juudi kultuuris vaimne ja materiaalne olid koos. Ei olnud omavahel lahutatud, et see siin on nüüd see vaimne osa ja siin see on nüüd see materiaalne osa. Ja me oleme toonud sellega oma kirikukultuuri. Ma olen pühapäeval kirikus, see on see minu osa Jumalaga, aga ülejäänud nädal on sellest lahus ja siis ma elan oma perekonnaga, siis ma hoolitsen oma laste eest ja oma abikaasa eest ja siis ma katan kodus laua ja siis ma koristan laua ära ja pesen nõud puhtaks ja siis ma vaatan televiisorit ja siis ma teen oma asju ja siis ma pühapäeval jälle tulen kirikusse, istun siin ära, võib-olla nädala sees ka natukene osalen millegis, aga meie jaoks nagu need on kaks asja omavahel lahutatud. Juudi kultuuris ja Vanas Testamenti kultuuris sellist lahutatust ei ole ja ei esine. Kõik on üks, nii see vaimne kui materiaalne. Jumal lõi füüsilise maailma sama palju, kui ta lõi vaimse maailma. Ja need on mõlemad olemas, need ei ole omavahel vastuolus. Tegelikult Jumala plaan on, et need toimiksid koos meie elus ja et need omavahel täiendaksid üksteist, mitte ei põrkuks üksteisega. Ja selliselt tegelikult, kui Jeesus ütleb niimoodi, et inimene ei ela ainult leivast, vaid igast Jumala sõnast, siis tegelikult Jeesus ei vastanda, vaid Jeesus räägib prioriteetidest. Ja ta ütleb seal kuradile, seal kõrbekiusatuses, ütleb, minu prioriteet on vaimne. Ta ütleb, et leiba pole vaja, süüa pole vaja, juua pole vaja, mine metsa, kurat, mul pole sinuga mingit asja. Mina olen nii vaimne olevus siin ja mina siin saan hakkama oma asjadega kõik. Ja ei ütle nii. Ta ütleb, inimene ei ela ainult või vaid leivast. Me vajame leiba, me vajame toitu, me vajame riidet, me vajame palka, me vajame oma asjadega toime tulla ja arved ära maksta. Absoluutselt, ja siin ei ole mitte midagi valet. Me ei peaks neid asju üldse omavahel kuidagi põrgatama. Ja sellisel viisil ka me võime sellest näha siis, et Jeesus ütleb nii, et inimene on rohkem kui materiaalne olend. Inimene on ka vaimne olend. Ja see on täiesti hämmastav, et me võime täna elada Eestis, kus on usuvabadus. Me võime uskuda Jumalat, me võime kuulutada teda, keegi ei sega meid tulla kirikusse, keegi ei vaata ukse peal, kes siin on või kes siin ei ole. Ma olen elanud ajal ja sündinud ajal, kus see ei olnud nii. Ma mäletan, kuidas minu vanaisa ikka ja jälle ütles mulle, et see inimene siin selles kohas, kes ta iganes seal oli, iga jumalateenistus oli keegi kohal, kes vaatas üle kõik, mis toimus ja viis ja kandis kuskile organitesse ette, kuhu siis oli vaja. Nii et me elame uskumatus olukorras täna. See on täiesti uskumatu ime, mis Eestimaal täna toimub. Nii et selles suhtes siis Jeesus ütleb meile esiteks seda, et inimene ei ole ainult füüsiline olend, inimene on ka vaimne olend. Teine asi, mida me võime nendest Jeesuse sõnadest mõista, on see, et Jumala tahe on tähtsam kui leib. Jeesuse jaoks Jumala tahte tegemine oli tähtsam, kui teha nendest kividest leib. Ühe sõrmenipsuga, mitte mingit probleemi. Nii nagu sina tõmbasid omale särgi või pluusi või kampsuni täna hommikul selga niimoodi, lihtsalt ilma, et sa oleks isegi mõelnud selle peale. Jeesus oleks võinud teha nendest kividest nii palju leiba, et vähe poleks olnud.
aga Jumala tahte tegemine oli tema jaoks tähtsam, isegi kui oma füüsilise nälja kustutamine. Johannes evangeeliumi 4. peatükis sellest loost, kus Jeesus istub kaevul ja räägib Samaaria naisega. Me loeme nii, 30. salmist edasi. Ja nemad, see on siis jüngrid, tulid külast välja Jeesuse juurde ja vahepeal palusid jüngrid teda ja ütlesid, rabi, söö. Me jälle ei saa toidust lahti. Igal pool on see toit ees. Jüngrid olid väga nagu toidumuretsejad, paistab nii. Aga Jeesus ütles nendele, minul on süüa rooga, mida teie ei tea. Ja siis arutasid jüngrid omavahel, kas keegi on talle süüa toonud. Huvitav, kui palju inimese elu keerleb söögi ümber. Ja Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud ja lõpetan tema töö. See tekst ei ütle meile alguses ja selle loo kirjeldus ei ütle meile alguses, et kas jüngrid läksid toitu ostma, aga paistab nii nendest salmidest, mida me lugesime, et see võis nii olla. Ja see ei olnud ainukene kord, kus jüngrid toidu pärast muretsesid. 5 leiba ja 2 kala, jälle olid jüngrid platsis ja jälle nad muretsesid, nagu kogu asi keerles toidu ümber. Huvitav, et kui me hakkame piiblit lugema, mingit teemat uurima, siis me hakkame märkama, kui palju seda seal on. Ja vahest me libiseme nagu tekstidest üle ja lugudest üle ja me üldse ei märkagi, millega tegelikult on nagu tegu. Inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja selliselt me näeme siis ka, et selles loos Jeesus tegelikult näitab taas jüngritele ja õpetab nendele ühe õppetunni, et on midagi rohkemat, on midagi enamat, mille nimel elada, kui ainult see, et meil on toit laual ja jook laual. Ja see ei ole vähetähtis. See ei ole, et me vastandame neid asju, aga see on see, et kuhu me paneme oma prioriteedid. Ja mina usun seda, et täna ka selles ajas, kus me Eestis siin elame, ka meie kristlastena vajame paika panna oma prioriteedid, mida me tegelikult usume, mida me usaldame rohkem ja kuidas me tegelikult koos Jumalaga ka oma elu elame. Jeesus jättis meile eeskuju. Ja see eeskuju oli, et Jumala tahte tegemine on tähtsam kui leib. See on tähtsam kui see kohalik pitsa sealt kuskilt Samaaria külast, mille need jüngrid siis võisid kohale tuua. Ma ei tea, mis see võis olla. Vaevalt see hamburger oli, aga midagi see pidi olema igal juhul. Nii et tõenäoliselt jüngrid olid ise oma kõhud täis söönud, oli keskpäev, oli lõunaaeg. Ja Jeesus istub kaevul ja on midagi tähtsamat. Ma ei räägi lõunapauside ära jätmisest, ma ei räägi sellest, et sa eirad nii-öelda neid füüsilise maailma seaduspärasusi, ma ei räägi sellest, aga ma räägin sellest, et mis paneb sinu südame tuksuma kiiremini, mis paneb sind liikuma kiiremini sinu elus ja tegutsema edasi. Kas see on ainult see, et saada kuskilt kõrvalkülast üks väikene pitsakene või hamburger või on midagi suuremat sinu elus, mille nimel sa elad ja mille pärast sa hingad oma kopsudesse, ma ei tea, 60 korda hapnikku või kui palju kordi me minutis seda teeme, aga me elame millegi nimel. Elame millegi suurema nimel, kui see on ainult toit. Elame millegi rohkema nimel, kui see on ainult see materiaalne, mida see maailm suudab meile pakkuda. Ma usun, see on see, mida Jeesus tahab meile öelda, kui ta ütleb, inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Jeesus elas Jumala tahte tegemisest. Ta ütles, see on minu roog, see on minu toit, see täidab mind energiaga, see liigutab mind edasi. See on see, mille pärast ma elan. Ja ma usun, et parim võimalik elu, mida me võime elada, on elada kooskõlas Jumala tahtega. Enne kui ma täna lõpetan, kolmas asi, mida ma tahan öelda, on see, et kui Jeesus ütleb, et inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust, siis ma usun, et Jeesus tahab meile öelda, et see on Jumala sõna, mis tegelikult annab meile elu ja mis tagab meile elu. Kõik, mis Jumal lõi selles maailmas, ta on loonud selle oma sõnaga. 1. Moosese raamatu 1. peatükis 2. ja 3. salm meile öeldakse, maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja Jumal ütles, saagu valgus. Saagu valgus. Ja see tekst siin ütleb, maa oli tühi ja paljas. Heebreakeelne sõna selle kohta on tohuva pohu. See sõna heebrea keelest on tulnud isegi eesti keelde, me saame ka aru, mida see tähendab. Tohuva pohu on tohuva pohu, kõik on segamini, kõik on vahempidi tühjus.
Ja selles suhtes ka tegelikult see tekst avab meile midagi Jumala sõna väe kohta. Ja täpsemalt just nimelt seda, et isegi siis, kui seal on tohuvapohu, isegi kui seal on täielik segadus ja täielik tühjus ja siis see tekst ütleb isegi ja pimedus oli seal. 3 nagu ütleme kõige masendavamat asja, mida sa võid ette kujutada. Me keegi ei ole seda näinud. Ja meil on võib-olla isegi raske ette kujutada, milline see tohuvapohu võis siis olla ennem, kui Jumal lõi sellest kõigest ühe imeilusa maailma, mille kohta ta ütles, see on imeilus, see on imehea ja see oli lihtsalt imeline. Nimelt me näeme seda, milline vägi on Jumala sõnas. Ja ma usun, armsad sõbrad, see, mida meie oma elus täna vajame, oma isiklikus elus, ka selleks, et edasi liikuda koos Jumalaga, see on Jumala sõna. Me vajame Jumala sõna oma südames. See võib olla üks tekst piiblist, mida sa saad, see võib olla üks sõna sinu südames, mida Püha Vaim otse sinu südamesse paneb. Ja muidugi need 2 peaks olema omavahel kooskõlas ühel või teisel viisil. Mina olen üle aastate oma elus, oma kristliku elu jooksul, alati ka erinevatel hetkedel, kui mul on olnud vaja ühte selgust selle suhtes, kuidas ma liigun, kuhu ma liigun ja nii edasi. Ma olen palunud Jumala, anna mulle üks sõna piiblist, anna mulle üks sõna, mis kinnitab lisaks sellele, mis on minu südames. Ja Jumal on olnud ustav ja alati seal on olnud üks sõna, mille peale ma olen saanud astuda, kui ma olen astunud järgmisi samme oma elus. Ja selles mõttes ka see sõna siin 1. Moosese raamatu alguses ütleb, et Jumal ütles ja Jumal ütles. Ja kui ta ütles, siis tuli valgus. Pimedusse tuli valgus ja siis sealt edasi Jumal ütles ja jälle ta ütles, kuni selle kõige tulemusena tuli üks korrastatus, tuli üks ilu ja tuli esile kõik see, mida Jumal esile kutsus oma sõnaga. Ja mina olen täiesti veendunud, ükskõik kus sina oled täna oma elus oma olukordade keskel ja võib-olla sa oled täna ka olukorras, kus sa ütled, tohuvapohu on ja võib-olla segadust on ja täpselt ei ole selgust kõige suhtes, siis Jumala sõna on see, mis loob korra. Otsi Jumala sõna oma ellu, otsi Jumala sõna oma südamesse ja Jumal on see, kes tegelikult saab luua ühe korrastatuse ja ühe selguse kõiges selles, kus sa ka oled. Jumal sai hakkama selle kõigega. Ja ma olen täiesti veendunud, ta saab hakkama ka sinu olukorraga, ta saab hakkama meie olukordadega, kus iganes me ka ei oleks. Ja ma usun, et see on ka põhjus ja see ei ole reklaam. See on põhjus, miks iga kristlane peaks käima 1 aasta oma elus piiblikoolis. Võtma aja maha ja pühendama ennast ja minema lihtsalt ja õppima Jumala sõna tundma. Õppima Jumala sõna tundma rohkem kui ainult see tekst, mida sa siit loed. Püüdma nii-öelda ka kaevata sügavamale selle teksti sisse ja hakkama mõistma rohkem, mida Jumala sõna tegelikult endas sisaldab ja kuidas see tahab tegelikult anda meie elule ühe suuna, aga mitte ainult suuna, aga ühe tugevuse ja ühe jõu. Nii et 1 aasta kogu 7-80 aasta jooksul, see on ju nii väike aeg. See on samamoodi nagu sõdurid, kes lähevad ajateenistusse, ütlevad, oi, ma ei taha sinna minna, see on aja raiskamine. Aga pärast tulevad ära ja ei juhtunud midagi hullu. Kõik on tore, inimesed, poisid on terved. Ja ma usun, sama asi on nagu piiblikooliga, see ei ole sõjavägi muidugi, aga selles mõttes sellegi poolest. Ta on üks vaimulik selline ettevalmistus ja ma olen täiesti veendunud, et me vajame oma elus ehitada oma elu Jumala sõnale, sest see annab meile elu. See on see, mis tagab elu. See on see, mis hoiab meid elus. See on see, mis täidab meid siis ka, kui me oleme vahest võib-olla väsinud ja ära lõppenud. Palun tõuseme püsti, me võtame hetke, et laulda meie lõpulaul täna, me lõpetame üsna pea, me tahame anda ka võimaluse, kes tahavad täna minna paraadile, nimelt kell 12 algab paraad, siin samas 100 meetri kaugusel, samal ajal meie koguduse kohvik on avatud, loomulikult meie altar on avatud, me palvetame üheskoos, aga samal ajal ka me tahame koos Eestiga tähistada seda imelist päeva, mis Jumal meile on kinkinud. Ära rahuldu ainult sellega, mida pakub see maailm. Otsi Jumalat oma elus, otsi Jumala sõna, saa kätte see, mida Jumal sinule ütleb, seisa selle tõotuse peal, mida Jumal on sulle andnud. Usu seda, usalda seda, las see imbuda sinu sisse ja ela sellega niimoodi, et su elu võib olla üks elu, mille peale teised vaatavad ja ütlevad, vau, ma tahan ka elada sellist elu. Inimestena me oleme erinevad ja vahest võib-olla meil ei olegi palju eeldusi elada ühte imelist elu, justkui. Aga kui Jumala sõna tabab sind, kui Jumala sõna tuleb sinu südamesse, see muudab meid ja see annab meile kütust, see annab vaimset kütust niimoodi, et me võime minna kaugemale, kui me oskasime arvata, me võime lennata kõrgemale, kui me oskame mõelda isegi. See on Jumala sõna meie südames.
see on Jumala sõna sinu südames. Armsad sõbrad, ma olen täiesti veendunud selles, et Jumalal on rohkem meie jaoks, Jumalal on rohkem sinu jaoks. Kas see on kerge? Sugugi mitte alati. Aga see, mida Jeesus ütleb, inimene elab igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. See on põhjus, miks me tuleme kirikusse. See on põhjus, miks me kuulame jutluseid. Aga sugugi mitte ainult. See on põhjus, miks me loeme piiblit. See on põhjus, miks me õpime piiblit. See on sellepärast, et see sõna saaks meie südamesse ja me isiklikult saaksime sellega joosta, isiklikult sellega minna ja teha seda, mida Jumal tahab, et me teeksime. Isa taevas, ma tänan iga inimese eest täna siin. Ma tänan sinu sõna eest ja ma palun, et sinu sõna võiks saavutada meie eludes selle, mida sina tahad oma sõna läbi meie eludes saavutada. Ma palun, issand, et iga üks meist me võiksime kogeda oma elus seda, kuidas sinu sõna on see, mis täidab meid, mis toidab meid, mis julgustab meid, mis tiivustab meid ja mis annab meile jõudu, mis annab meile tarkust ja kõike seda, mida me vajame selleks, Jumal, et elada seda elu, mida sa oled kutsunud meid elama. Jeesuse võimsal nimel, issand, las olla õnnistatud iga üks, kes seda sõnumit täna kuuleb ja las see sõnum kanda ühte vilja meie eludes. Issand, et ka meie oma eludes võime elada nendele väärtustele, mis kestavad kauem kui see materiaalne maailm. Et me võime elada elu kooskõlas sinu tahtega. Issand, et me võime panna prioriteetideks selle, mis tõeliselt on väärt panna prioriteediks ja jätta need asjad teisejärguliseks, mis ei ole kõige tähtsamad. Issand, et me võime elada ühte seda elu, sellist elu, nagu sina elasid ja nagu meil eeskujuks jätsid. Jeesuse võimsal nimel, Jumal, ma palun, et sinu sõna võiks elada meie seas rohkesti ja me võiksime elada välja sinu sõna oma eludes ja oma elude kaudu igal pool, kus me oleme, kuhu me läheme ja kuhu sina ka meid läkitad, issand. Jeesuse võimsal nimel me anname sulle au. Amen. Amen. Me võtame hetke, et ülistada Jumalat ja me lõpetame Jumala teenistusega hetke pärast. Vabadus valitseb. Me elame vabas Eestis, aga samal ajal see ei ole ainukene vabadus, sest et Jumal tahab, et me oleksime sisemiselt vabad. Vabad elama Jumalale, vabad pühendame ennast Jumalale, elama sellele, millele elas Jeesus.
kui ta ütles, minu roog on, et ma teen oma isa tahtmist. Teda ei hoidnud midagi tagasi, ükski asi. Ja ma usun Jeesuse läbi, ka meie võime elada sisemiselt vabadena patust, millest iganes, mis hoiab meid tagasi sellest, mida Jumal tahab teha. Vahest see võib olla hirm, vahest see on kartus, vahest see on ebakindlus, vahel see on madal enesehinnang. Seal on väga palju erinevaid asju, mis hoiab meid tagasi sellest, mida Jumal tahaks teha meie eludes ja meie elude kaudu. Ja kui me oleme täna siin Jumala palge ees, enne kui me lõpetame, me tahaks anda võimaluse, et kui sa oled siin ja sa koged, et sinu elus ei ole seda vabadust ja sinu elus ei ole seda rõõmu ja seda rahu, mida sa tead, et tegelikult sa vajad, sa igatsed, sa jänuned selle järele. Ma tahaks anda sulle võimaluse, et palvetada sinuga koos, et sa võiksid täna ka minna selle 24. veebruariga aastal 2019 edasi ühe inimesena, kes sisemiselt on uuendatud, sisemiselt vabaks saanud, sisemiselt täiesti uueks tehtud nii, et sa võid minna välja siit ja ütelda, ma olen vaba. Ja kui sa oled vaba, tänu Jumalale, ela selles vabaduses, jaga seda, kus iganes sa oled. Aga kui sa oled täna siin ja sa ei ole vaba, me tahaks palvetada sinu käest ja ma palun, et me kummardame hetkeks oma pead ja ma tahaks küsida sinu käest, kui sinu südames on see igatsus, et sa võiksid olla täiesti vaba. Mingi asi hoiab sind tagasi sinu elus. Mis iganes nimi sellel asjal ei oleks. Me tahaks palvetada sinuga koos. Võib-olla sa isegi pole Jumala laps, sa ei ole kristlane täna siin, aga sinu südames on midagi, sa tead, et sul on midagi puudu. Jeesus ütles, mina olen elu leib. Mina olen elu leib. Kui Jeesus tuleb meie ellu, Jeesus saab muuta iga olukorra, iga pimeduse, iga tohuvapohu, ta saab pöörata selle ümber. Oled sa valmis täna avama oma süda Jeesusele, ütelda, Jeesus, tule ja tee mind vabaks. Ma annan oma elu sinule. Ükskõik, kas sa oled kristlane või sa veel ei ole kristlane, aga kui meie pead on kummardatud ja sa oled siin ja sa tead, et ma räägin sinust, palun anna oma käega endast märku korraks. Me palvetame ühe hetke pärast sinuga koos ja me koos kogudusega palvetame, et üks vabadus võiks olla sinu elus. Täielik rõõm ja rahu ja kindlus sellest, et sa oled Jumala oma ja sa oled vaba. Ükskõik mis. See võib olla pettumus, tagasilöögid sinu elus. Sa ütled, see minevik hoiab mind kinni. Sa oled nagu selles vangis. Täna hommik, siin Jumala kojas. Jeesus on siin, et tulla ja teha sind vabaks. Tegelikult on seda juba teinud. Kas on keegi, kes ütleb, mina vajan palvet praegult? Ja ma näen, siin on üks käsi ees. Aitäh teile. Aga kõige tähtsam on, et Jumal näeb seda. Kõige tähtsam on, et tema teab, mis toimub sinu südames. Palvetame koos kogudus. Kallis Jeesus, ma tänan sind, et sa surid. Sa võitsid pimeduse. Sa võitsid kuradi väe. Ma usun sinusse. Ma usun, et sinus on minu vabadus. Jeesuse nimel ma annan Jumal selle kõik üle sinule. Võta ja tee mind terveks, tee mind vabaks ja tee mind sisemiselt uueks, et ma võin elada täiesti vaba inimesena, vabal maal. Jumal, sinu auks, Jeesuse nimel ma annan kõik üle sulle. Aamen. Jeesuse nimel, isa, ma palun praegult nende inimeste pärast. Ja ma murran iga patuväe, ma murran iga needuse, iga mineviku, iga sidumise, iga enese haletsuse ja madaluse, sellise endast mitte arvamise. Jeesuse nimel ma murran kõik selle väe ja meelevalla, mis on hoidnud neid inimesi tagasi ja ma kuulutan vabadust Jeesuse nimes.
minge ja olge vabad, minge ja elage vabadena, sest Jeesus on surnud ja see vabadus kuulub meile nüüd, siin ja praegu. Mitte homme või järgmine aasta, vaid just siin ja praegu. Võta see vastu, emba seda, kallista seda. Täna Jumalat selle eest, see kuulub sulle. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Amen, amen, amen. Issanda Jeesuse Kristuse arm ja Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus, see olgu ja see jäägu meie kõikidega. Amen. Amen. Enne kui me lähme Jumala kojast, me laulame üheskoos veel ühe vägeva laulu ja siis me saame minna Eesti Vabariigi aastapäeva, aga samuti meie altar on avatud. Meie eestpalvetajad on siin ees ja me hea meelega teenime sind, kui sa vajad veel palvet. Jumal õnnistagu sind, kohvik on avatud, osaduseks on veel täna aega ja ole väga-väga õnnistatud. Meie järgmine jumalateenistus siin selles samas kohas Toompea koguduses 10.30 järgmine pühapäev. Taas kohtumiseni. Tõusvad üles nagu kotkad, jooksevad ei tüüdigina, käivad ega väsigina. Halleluja, halleluja, halleluja. Ilusat pühapäeva ja head pidu!